Raha, mis on raha? Raha on loomulikult kokkulepe, te kõik teate seda, noh, ma loodan, et te teate, eks ole, et see on kokkulepe, mis on inimeste vahel. Teie lemmikloom võib rahatähed on nad suured või väiksed puruks kiskuda ja see on lihtsalt mingi paber, mille pole üldse mitte mingisugust väärtust. Ehk koer ei tea raha väärtust. Ta teab ainult selle väärtust, mida sa annad talle, kui palju sa annad, on see talle maitse või mitte. Tema ka ostab sinu käest või sina müüd talle. Ja tema tegevus näitab seda, kas see oli hea või halb asi, eks ole. Kuid raha on siis niisiis kokkulepe, mille on inimesed ise võtnud kunstlikult väärtuste mõõdupuuks. Ja selge on see, et mõõta on võimalik kõike. Mõõtmise süsteem peaks tegelikult toetuma matemaatikale, mille kaudu püütakse siis kirjeldada tegelikkust. Raha puhul mõõdetakse niisiis väärtuseid. Ja tänu sellele, et see kõik on väga kokkuleppeline. No näiteks lepitakse kokku, et ühe untsi kulla hind on nii suur. Selle eest makstakse nii palju raha. Ja see on välja kujunenud traditsiooniliselt. Ja sõltub siis börsi hindas, kui palju ostetakse või kui vähe ostetakse, nii edasi. Kuid põhimõtteliselt, kas te teate, et enne maksti teokarpidesse mõnel maal? Aga see oli ka kokkuleppeline. Kulda ei olnud, teokarbid. Näiteks selle kookosest või 2 kookosest said näiteks 1 teokarbi. Ühe teokarbi väärtus oli 2 kookost. Ja nüüd, kui sa nüüd vaatad, näiteks oletame, et mina tulen oma 2 kookosega, sina annad mulle teokarbi, ma võtan teokarbi, nüüd ma tean seda, et mul on teokarp, mis on 2 kookost. Ehk kui ma lähen nüüd sinna teise külla või teise naabri juurde, et kui ma annan teokarbi, siis ma tahan temalt vastu saada 2 kookost. Kana. Näiteks kana. Siis ma vaatan selle kana väärtust ja 2 kookose väärtust ja minu meelest, kui nad on võrdsed, aga see võrdsus tähendab, et see on 1 teokarp, siis ma annan selle teokarbi sellele mehele, see on vastu kana. Kui see väärtus selle mehe jaoks, kes mulle kana on, see on sama nagu minu jaoks, siis on deal. Siis on kõik okei. Jep. Aga kui ma lähen naaberi külla ja annan oma teokarbi sinna ja tahan sellest kana saada, siis naaberiküla mees ütleb, et ei, siin peab olema 1,5 teokarpi, 3 kookost. Siis sa saad oma kana. Ehk tema hindab oma kana väärtuse suuremaks. Oma külamees samaks nagu mina. Mõistate, jah? Ehk see tähendabki väärtuste kujunemist, kuidas need väärtused on kujunenud. Seal ei ole võimalik mõõta, eks ole, me võime piltlikult kaaluda, eks ole, paneme 2 kookost siia, kana siia, vaatame, kuidas kaalu peal on tasakaalus või ei ole. Aga seda ei saa sellisel viisil nagu teha. Ehk väärtused on välja kujunenud, mis viisil siis? Mis on see alus? Kokkulepe sünnib siis, kui on läbitud esimene etapp, eks ole. Kokkulepe on see, kui sina ütled, see on see ja mina ütlen, see on see, siis me lepime kokku ja siis ütleme, okei, see on see. Aga mis eelneb kokkuleppele? Hindamine. Kes hindab? Mis on selle hinnaväärtus, öelge mulle, enne kokkulepet?
kuidas? Ei ole arusaamine. Ah? Ei ole. See on tunne. Tunne. Selle kohta öeldakse väärtustunne. Eks ole? Ma kaalun oma kana minu jaoks mingi väärtus. No ise kasvatanud ja vaeva näinud ja pikk lugu. Ja siis ma mõtlen, okei, kana ja nüüd ta toob sealt palmi otsast 2 tükki alla, ronib üles alla 15 minutit, eks ole, ja tahab minu siin mitu kuud kasvatatud kana, eks ole. 2 kookuse vastu vahetada. No ma näen ja ma võrdlen, ma tunnen, et see ei ole võrdne. Ma tunnen, et kana on rohkem väärt. Nii et on tõenäoline, et siit just sellistest kaalumistest on saanud alguse rahateke. Kas ta siis on teokarbid või konnasilmad või vahet ei ole mingid pulgad, eks ole. Või eurot näiteks. Et siit on see alguse saanud ja loomulikult selleks, et leppida kokku kauplejad ju vanasti, mida olete kuulnud, et kauplesid kohutavalt. Metsikult kaubeldi selleks, et saada ikkagi hinda või saada müüdud. Ja kas mäletate või teate seda, et kauplejad oli kole vähe vanasti? Väga vähe ja see amet oli selline, mille peale vaadati viltu. Tänapäeval on kõik kauplejad. On ju? Ja. Nii et see on ka nagu väärtuseks muutunud. Okei, see selleks. Nii et teatud mõttes nagu see tunne, see kaalumise tunne on alati seotud väärtusega. Ja see oli raha algus arvatavasti. Hiljem siis lepiti kokku, eks ole, et vaat see on nii palju, see on nii palju. Praegu lähete poodi, te näete, et seal on kõik ühepoolne kokkulepe. Kõik asjad maksavad nii palju. Sinuga lepi keegi kokku selles. Ehk see kokkulepe kehtib ainult seal, kus on konkurent pood, eks ole. Et seal on nende omavaheline kokkulepe. Selle kartelli kokkulepe, vaid kokkulepe on selles, et meie hoiame oma hinnad tsipakene teatud osades allapoolt, inimesed tuleksid siia ja läheks sinna. See on see kokkulepe. Aga sinu käest ei küsi keegi seda. Nii et selles mõttes nagu kauplemine või nagu ost-müük selles osas ei ole enam õiglane. Sa ei saa õiglast hinda pakkuda. Ja see on ka nurinate põhjuseks, et pood jälle hinnad tõusnud. Vaatad statistikat, jälle hinnad tõusnud, toiduainete hinnad jälle tõusnud ja jälle tõusnud. Aga need, kes tõstavad, ega nad on ju edasimüüjad, nad ei ole tootjad. Ja nii see ahel läheb ja kui sa vaatad seda ahelat, vaatad. Ja. Kui sa ostaksid sealt esmaallikast, siis oleks kõik okei. Kui sa võtad selle pika ahela siit vahelt välja, siis sa võid avastada, et igaüks teenib nendest. Täna käisin näiteks siin ühes poes, mind huvitas üks riistapuu, antakse kataloog ette, hinnad on sees. Saksamaa hinnad. Ja öeldakse, et siia tuleb käibemaks otsa. Väga nutikas. Super. Saksamaa kataloog sakslaste jaoks kasutusel Eestis, et see riist siia saada, ma saan aru transpordikulud ja nii edasi, pannakse käibemaks otsa. Väärtus. Niimoodi lisatakse väärtust. Ja. No, ma ei olnud sellist asja näinud enne. No vaielda ka ei saa, eks ole. No, seda tuli ise enne määrad. No see selleks. Aga nii, et võimalik, et siis raha kui vääring tänaseks on siis kujunenud vastavalt siis erinevatele kokkulepete, inimeste, inimgruppide ja nii edasi osas. See kõik on kuidagi kristalliseeritud, sisse rajutud, lõpuks vermiti tehti juba mingisugust metallist, väärt metallist, mida ei saanud süüa, mida ei saanud kuulideks sulatada. Tehti mingisugused numbrid, ehk juba hakati siis väärtused arvestama matemaatiliselt ja kokkuleppeliselt, näiteks kaalu järgi, mahu järgi ja nii edasi. Nii et raha kujunemise lugu on arvatavasti olnud selline, tänaseks on raha
kui ühik ise muutunud olulisemaks kaubast, mida me ostame. Kuidas see teile tundub? Ehk kui ma küsin näiteks sinu käest, no kuidas sul on? No kuidas sul rahaline seis on? Sa ütle mulle kunagi, et mul oleks vaja kingi ja mul oleks vaja seal uut riietust ja uut autot oleks vaja. Sa räägid, et raha on puudu. On ju nii? Kõigil on ju puudu rahast. On seda siis kellelgi palju või vähe või kord tuleb ja seal ei tule ja tuleb ebaregulaarselt, aga alati on ju puudu rahast. Aga tegelikult ei ole küsimus ju kunagi rahas, vaid nendes asjades, milles raha eest saad. Kas on nii? Sul on vaja asju, mitte raha. Aga nüüd tänu sellele, et sul on vaja raha, sest niimoodi on ajalooliselt välja kujundatud, et rahast on tehtud omate väärtus, kuigi ta on ainult ekvivalent mõõdupuu. 2 kookost on 1 ruubel. Ja 1 ruubel ei ole 2 kookost. Sa saad selle 1 ruubli vahetada 2 kookose vastu, mida sa saad tarvitada mingil viisil. Aga täna öeldakse, et see 1 ruubel on 2 kookost ja kõik usuvad seda. Nii et see ekvivalent, mis on tegelikult virtuaalne, mida sisuliselt ei ole olemas, on muutunud probleemiks. Ja selle virtuaalsusega tehakse kõvasti ka raha. Ja ma teinen ühe näite, et kui nüüd tuua kogu see ahel välja, siis selle raha kordistajad on hästi palju. Ja kui sa vaatad, et kust see raha siis lõpuks tuleb, no mis sinna läheb? Kust see tuleb? Kõikidele raha kordistajatele, kasuvõtjatele tuleb see kinni maksta. Kes selle maksab kinni? Mitte tarbija, vaid sina. Tarbija on nii abstraktne ju. Eesti Vabariigi kodanik. Kes see on? Sina. On ju? Sina oled see, kes ostab. Nii et sina saad raha, sest sina müüd oma väärtust, seda, mida sa oskad. Tema ostab, annab sulle siis vastu raha. Sina annad oma raha nüüd nendele, kelle käest nüüd sina tahad midagi saada. Ringlus, eks ole? Täielik ringlus. Ja liigub ju siis raha ja liigub siis see, mida sina selle eest saad. Kuidas teile tundub selle raha kordistamise osa? Sest ma tõin selle näite, täna käisin poes ja vaatasin, et okei, siuke hind. See on ju raha kordistamine. Plus 20% juurde võtta Eesti tingimustes ei ole mingi probleem, panna kaubal otsa. Mitte käibemaksu, vaid kasumit. Oota näin, et suuri allahindluseid. Müüvad alla oma hinna, eks ole. No? 70 miinus. See on igal pool muuseas maailmas niimoodi. Igal pool müüakse, mingi hooaeg lõpeb tohutu allahindlusega. Ja? Kas selle põhjuse või olla iseenesest see tööstusrevolutsioon, et meil ei ole vaja nii, me oleme võimelised tootma nii palju, nii kiiresti ja meil tegelikult ei ole vaja seda. Ja siis on vaja ülejäänud, et inimestele anda tööd või? Ma ei tea, oli see väga ebamäärane või? Ei olnud ebamäärane, täitsa konkreetne. Jah, üle tootmine, tarbimine, see on selge, et meil on see olemas. Aga see selleks. Aga no kui te vaatate natukene seda väärtust, noh, mida te ostate selle raha eest, siis te maksate arvatavasti sellest palju rohkem, kui see asi väärt on.